Mul on niisugune stereotüüpne ettekujutus, et lõkke pannakse põlema, jookstakse suhteliselt kännis peaga jõkke, kellelgi on võib-olla ninast tuleb verd. Mul on täpselt sama arusaam olnud. Ja kui mina olin noor, siis mul on hea meel, et mind on ka veest välja tõmmatud ja ma olen ka vahel tõmmanud kedagi veest välja. Tervist! Meie hõimlased jätkavad teekonda Ida-Soomes, Karjala aladel. Eelmises saates õppisime karjala keelt. Minun akku on ülen hajukas. Harjutasime kandlemängu ning külastasime Koli rahvusparki ehk kohta, mille ilu hindavad kõrgelt nii soomlased kui ka karjalased. Tänases saates teeme viimased tiirud Karjalas, et seejärel siirduda metsasoomlaste radadele Rootsis ja Norras. Nii jõuame Vene piirilähistele, kus kohtume kirjaniku Miga Keraneniga, kes näitab meile oma vanaema ja vanaisa kunagist koduküla. Samuti saame teada, kuidas Möhkö ja Ilonmantsi mail ammustel aegadel elati ning milliseid jälgi leiab seal veel karjalaste elu muutnud talvesõjast ja jätkusõjast. 1939. aastal, kui venelased tungisid peale ja soomlased pidid taanduma, siis oli üldine hoiak, et põletatakse maha, ei jäeta venelastele mitte midagi ja ka see maja pidi langema põletamise ohvriks. Esmalt võtame aga istet Möhkö lähistel ühe punase maja trepi peal. Miga, see on üsna ootamatu, et me siin Karjalas sinuga kokku satume. Sina kirjutad supilinnast, elad Tartust, aga kuidas sa Karjalaga seotud oled? Kas tõesti oled sa ka ise karjalane? Totta Mooses, muidugi. Et karjalane siit ja karjalane siit kõrvade vahelt ikka. Ütle, kas sa oledki päriselt siin Möhkös sündinud ja üles kasvanud? Ei ole. Mina olen sündinud Helsingis ja avastanud oma identiteedi tegelikult Tartus, kui ma läksin õppima Tartusse ja minu soome keelest või sellest minu kodumurdest keegi niikuinii midagi poleks aru saanud, sest see on selline nagu soome seto jutt, see minu keel. Et siis ma hakkasin tundma ennast veel rohkem Karjala mehena. Aga sinu vanaisa ja vanaema on siit kandist pärit? Jaa, vanaisa on siit mõni kilomeeter Vene piiri poole ja seal on teised Keranenid ka. Vanaema on siit natuke Ilomantsi poole, seal kus on üks sinine sild. Minu vanaema oli see, kes seal venelased peatas nagu sisufilmis üks mees. Mööda Lapimaad tulistas, siis ma arvan, et tänu minu vanaemale venelased seal jäidki pidama. Aga täna me oleme Möhkö külamaja või seltsimaja trepil ja me ei ole siin asjata. See on, kas sina oled selle õigusjärgne pärija või ainult emotsionaalne pärija? Mina olen vaimne pärija, sest aga see on minu vanaisa ehitatud maja oma kättega. Kahjuks ma ei ole seda geeni saanud edasi. Vanaisa ehitas selle peale sõda oma koju. Maja jäi sinna piiritsooni, unustati natuke nagu ära. Vanaisa müüs riigile need maad, sest vanaema ei tahtnud elada piiritsoonis. Ja seetõttu maja jäigi sinna keset metsa. Ja hiljem toodi siia külakeskuseks. Ruajettupa on selle nimi ja ma olen siin mitu korda käinud oma isaga ja külarahvaga, nii et eks ikka on uhke tunne, kui on minust, on mul ka mingi ajalugu, sest Eestis mul ei ole ajalugu. Aga selle Möhköga seob kõik. Siin on minul kaasas Soome õhujõud, Finnish Air Force, nagu me näeme.
aga kohalik õhujõud ehk Karjala sääsed pole muidugi Miga jaoks ainuke side esivanemate maaga. Siin elavad ka sugulased. Siin on ta kirjutanud mitmeid raamatuid ja siin saab vabalt tegeleda veel ühe meelepärase harrastusega, kalapüügiga. Oleks väga lahe praegu siin demonstreerida, kuidas Karjala mees viskab siit üle õla ja ongi kohe otsas üks ilus jõeforell. Ma arvan, et sul õnnestub ka esimese korraga. Pange tähele. Peab õnnestuma. Ma mõistan catch and release vendasid, et kes püüavad kala ja vabastavad selle kala. Ega ma ei mõista neid hukka, kuid mina püüan selleks, et oleks süüa ja ei püüa ka rohkem, kui mis ma ise söön. Kui mul mõrras on üks luts, 15 ahvenat, siis ma mõtlen, kas teen süüa ahvenatest või lutsust ja lasen ära kedagi. Eelmine kord lasin lutsu ära. No vaat, seda ma mõtlesingi. Tore, kui ta jääb siin kinni ka. No nüüd on see olemas. Jaa. See ei ole ka, see on kinni. Ma pean vist selle ikkagi noaga ära võtma. Nägemist. Selline kalapüük siis sel korral. Muide, Keranenide peres räägitakse loomade kadumisest veel ühte toredat juttu. Vanaema vend kirjutas külaliste raamatusse selle pika loo, kuidas lehm oli 2 päeva kadunud Petkeljärvi rahvuspargi serval. Tollal muidugi seal ei olnud mingit rahvusparki, vaid olid kaevikud sõjajärgselt. Lehm oli 2 päeva kadunud ja leiti kaevikust ja oli ka veel elus. See on hea uudis. Õnnelik lõpp. Kui proovida mõista karjala keele kõla soomlaste jaoks ja aru saada karjalase maailmapildist, siis Miga on selle selgitamisel mees omal kohal. Etteruttavalt võib öelda, et õhtul saame veel temaga korra kokku kohalikul juhannusel ehk jaanipeol, kus räägime just nimelt hingeasjadest, kuid läbi Keraneni kirjanduse saame teada keele eripäradest. Ma reedan ühe saladuse. Mina olen nimelt Tommi Turunen ka. Karjala mees, kes kirjutab oma kodumurdes. See on siis Soomes ilmuv kraam. Ja loen siit ühe luuletuse juppi, alguse. Arvet. Mielellään mie muistelen peruskouluun nyt. Selvisi jotenkuten hengissä. Pääasioiden pirruuntunut ihe, niin kuin eräät Stephen Kingin kirjoloissa. Mie olin se kiusattu, joka Kingin tarinoissa pannoo ranttaleksi. Kuidas aru saada, mis on karjala keel soomlase jaoks, siis võrdlus võiks olla midagi sellist, et see on umbes meile kui põhjaeestlastele võro keel. Ja mul on olemas selle luuletuse siis võrokeelne tõlge kontra sulest ja Armi on selle pealkiri. Hää meelega tuletama miilde põhikuuli nüüd. Kuinki muudu elasi tuu üle. Pääasi, et vanahalm mu hindes sisses lää. Nii kui Kingi Steppani raamatun manalõ. Ma olli tuu, keda kiusati, kie Kingi jutun marrolets. Umbes niimoodi kõlab siis kirjakeelt kõneleva soomlase jaoks karjala keel. Võib olla midagi sellist. Jah, nii ta on. Aga vaatame veel veidi Möhkö ümbruses ringi. Esimese peatuse teeme siinses rauatööstuse muuseumis, mis asub külaservas ajaloolises hoones. Ajaloolises sellepärast, et teisi taolisi pole Möhkös enam säilinud. Süüdlaseks ses loos on mõistagi karjalaste ja soomlaste elu tugevalt mõjutanud talvesõda. See maja on ehitatud aastal 1840 ja selle maja saatus on tegelikult väga huvitav. Nimelt, et see maja alles on üldse üks suur ime. Talvesõja ajal 1939. aastal, kui venelased tungisid peale ja soomlased pidid taanduma, siis oli üldine hoiak, et põletatakse maha, ei jäeta venelastele mitte midagi. Ja ka see maja pidi langema
põletamise ohvriks. Kuid see inimene, kes seda tööd tuli siia tegema, ei suutnud mingil põhjusel sellele hoonele tuld otsa panna. Hiljem ta väitis, et tikud olid märjad või mis iganes. Aga terve selle sõjaaja pidas see hoone vastu ja tegelikult on ta algupärasena peaaegu säilinud tänase päevani. Me ollaan Möhkön Ruukilla ja täällä valmistettiin 1800-luvulla järvimalmista rautaa. Ja ollaan museossa, jossa kerrotaan tästä järvimalmin jalostuksesta. Ja kerromme museossa myös sota-ajasta. Möhkön kylä oli sotatantereena talvisodassa ja myöskin jatkosodassa, molemmissa Suomen sodissa. Ja lisäksi kerromme metsätöiden historiasta. Möhkössä käytettiin raaka-aineena järvimalmia, jota nostettiin järvien pohjasta. Ja se järvimalmi kuljetettiin tänne Ruukille, tänne tehtaalle ja masuuneissa siitä valmistettiin rautaa. Ja sitten se rauta vietiin jatkojalostettavaksi muuanne ja sitä vietiin myöskin Pietariin, valimoihin, jossa sitä käytettiin esimerkiksi sotateollisuuden tarpeisiin. Kahtlemata oli metallitööstus kohalik majanduse mootor. Pargased metallikoormatega liikusid lähedale ja kaugele ja siia paika voolas raha. Ja seda on näha ka sellest peenest salongist, mis siis kujutab endast vabriku manageri Aksel Berner Saloheimo eluruumi. Ja nagu siin näha, siis salongis sai istuda, värsked lilled on laual, kõlas peenemat sorti muusika ja härra ise sai rahulikult kiiktoolis arveid üle vaadata. No silloin tehtaan aikana, Rautaruukin aikana tämä tehdas työllisti noin 100 ihmistä, mutta välillisesti sitten tarvittiin myöskin muualla malminnostajia ja rahdinajajia ja hiilenpolttajia. Tämä oli suuri työllistäjä ja tänne haluttiin töihin kyllä ja tänne hakeuduttiin töihin. Onko se metsä iso teema myös täällä? Kyllä, kyllä. Silloin kun tämä tehdas lopetti toimintansa 1908, niin nämä kaikki metsät, laajat metsäalueet, jotka tämä Ruukki-tehdas omisti, niin myytiin metsäyhtiölle. Ja sen jälkeen sitten möhköläiset, ilomantsilaiset saivat elantonsa pääosin metsätöistä. Eli tehtiin talvella savottoita, kaadettiin puita ja kesällä sitten uitettiin puuta. Ja aina tuonne 1960-luvulle asti metsätalous oli hyvin suuri työllistäjä. Metsa- ja rauatööstuse kõrval mõjutasid siinset elu muidugi talvesõda ja jätkusõda, mille jälgi leidub Ida-Soomes veel praegugi. No sota on läsnä edelleenkin kyllä ihmisten mielissä, vaikka siitä on kauan. Sota näkyy maastossa edelleenkin. Siis tämä koko Möhkön kylä oli talvisodan aikana neuvostojoukkojen miehittämä koko sen talven. Ja edelleenkin täällä maastossa tuolla kun liikkuu, niin löytyy näitä korsunpohjia ja niin edespäin. Ja ihmiset kyllä kertovat vielä tarinoita ja maastosta vieläkin voi löytyä asioita sodan ajalta. Ja mehän ollaan todellakin lähellä rajaa. Tämä Koitojoki, joka virtaa tästä Möhkönkosken tai tästä Möhkön kylän läpi, niin se tulee tässä Venäjän puolelta. Ja kun tästä jokea pitkin lähtee tuonne yläjuoksulle, niin raja on 2 kilometrin päässä. Sealt samast 2 kilomeetri kauguselt nüüd jätkamegi. Oleme tulnud siis praegu Petkeljärve rahvusparki ja siin on üks küllaltki ainulaadne siis talvesõja niisugune mälestusmärk nende kaevikute ja punkrite näol. Ja siin siis võideldi siis Punaarmee vastu, mis Punaarmee asus sealt teisel pool kallast ja siit edasi enam siis venelased ei tulnud. No tämä on sikäli merkittävä paikka, että marras-joulukuun vaihteessa 1939 syttyi talvisota. Ja Puna-armeija hyökkäsi Ilomantsiin 2 divisioonan voimin. Tänne oli tulossa 18 000 venäläistä sotilasta ja vastassa oli 900 suomalaista. Ja tämä alue on linnoitettu hieman ennen talvisodan alkua. Niin, mutta tämähän ei koskaan tullut niinku Venäjän soturin niinku jalka tai saapas. No ei, tässä meidän selkämme takana on vesistö, jota
sitten vihollinen ei pystynyt ylittämään, että nämä puolustusasemat pidettiin sitten sodan loppuun asti. Niin. No kuitenkin uskomatonta, että näitä suomalaisia, kuka niin taistelee oman niin kansan vai valtion puolesta, niitä oli noin 900 ja toisella puolella oli 18 000, että se on jo iso ero. Että miksi se niin ei onnistunut? No se, että tänne tuli niin suuria joukkoja, oli yllätys suomalaisille. Tiet olivat hyvin huonoja ja ei uskottu, että tänne tulisi mittavaa hyökkäystä ja siksi näitä suomalaisjoukkoja oli täällä alkuun hyvin vähän. Mutta sitten kun tämä hyökkäys käynnistyi, niin toki tänne sitten tuotiin lisäjoukkoja ja vahvistuksia. Ja nyt täällä niin on kaikissa paikoissa on näitä siis sellaisia niin sanottavia sotamerkkejä. No juu, nämä on siis tehty talvisodan aikaan, mutta nämä on sittemmin entistetty ihan jälkipolville, että näkisimme minkälaista tämä on sota-aikaan täällä ollut. Mutta jos oli täällä siis sellainen puolustuslinja, mutta venäläiset kuitenkin ne yritti tulla niin yli vai ne päättäisit näin, että sota ei ole mahdollista, että ei haluankin oikeasti tulla toisella puolella yli. No tämä maasto on sellainen, että tuosta oli ihan mahdoton tulla, koska siinä on vesistö, jyrkkä rinne ja tässä on nämä suomalaisten puolustusasemat, niin siitä ei vaan päässyt eteenpäin. Ei tullut myrskyä? No ei tullut tulimyrskyä ja tässä lähellä on sitten maantie, jonka yli kulki silta ja se silta räjäytettiin ja näin ollen sitten venäläisten panssarivaunut eivät päässeet enää etenemään siitä. Kuid talvesõdas soomlased näitasid seda Soome sisu või niisugust vaprust, valmisolekut, et nad ei alistunud nii, nagu tegelikult tegid Balti riigid ja veel teisigi riike. Et näitasid seda, et visa vastupanuga on võimalik jääda iseseisvaks. Et see on väga tähtis, mida me peaksime praegu ka meeles pidama. Et soomlaste poolt venelastele tekitatud kaotused olid ju meeletud. Et kui soomlased tead, et langes sõjas 20 000 ümber, siis Vene poolt langenuid vähemalt 150 000. Et see on ikkagi sellised arvud, et tegelikult praegunegi Venemaa ei armasta väga talvesõda üldse meenutada, et pigem on tegemist niisuguse häbiväärse sõjaga, kus ütleme siis Nõukogude pool küll võitis, kuid võidurõõmu sellest nad ei tundnud ja mingit võidupüha selle järgi ei tähistata. Oliko toisissakin paikoissa näitä semmoisia muistomärkkiä niin kuin täällä Petkelijärvellä? No niitä on täällä itärajalla hyvin paljon ja se Puna-armeijan hyökkäyshän tapahtui koko valtakunnan leveydeltä tai mitassa. Niin, mutta talvisodan tulokset olivat sellaisia surullisia karjalaisille, savolaisille. Eikö sä vähän kerroit, että mitä tapahtui neille sanottava pikkuille kansalle? No, Suomi joutuu luovuttamaan alueita Neuvostoliitolle huomattavassa määrin. Muun muassa tämä Ilomantsin kunnasta luovutettiin 1/3 Neuvostoliitolle ja siihen kuuluvat Ilomantsin itäiset kylät, jotka olivat pääosin ortodoksikyliä. Ja tämä niin kuin tälle puolelle jäivät luterilaiset kylät. Ja tämä ortodoksiväestö sitten siirrettiin muualle Suomeen. Kun sota alkoi, nämä kylät evakuoitiin ennen kuin Puna-armeija hyökkäsi sinne. Ja täällä Ilomantsissa se tapahtui ilman sodanjohdon määräystä. Itse asiassa paikallisia sotilaskomentajia oli kielletty evakuoimasta väkeä, koska se lietsoisi paniikki. Aga talvesõda iseenesest on see teema kogu meie saatesarja raames, et me tegelemegi tegelikult selle karjalaste näol talvesõja tagajärgedega. Et 30. novembril 1939 siis algas talvesõda, mis oli siis soomlaste poolt võiks ütelda küllaltki hästi tegelikult ette valmistatud, venelaste poolt mitte niivõrd,
kuid sõja tulemuseks oli see, et ligi 500 000 inimest, siis eelkõige Karjala kannaselt olid ja Viiburist olid sunnitud siis lahkuma, nendest siis omakorda 50-60 000 karjalast, kes siis omakorda siis, keda paigutati erinevatesse paikadesse Soomes. Karjalaste ajaloos leidub seega tuttavaid paralleele näiteks setodega. On ju karjalasedki ajaloosündmuste sunnil jagatud 2 riigi territooriumile, kus ühe suguvõsa või isegi pereliikmed elavad teine teisel pool riigipiiri. Oma sugulaste ja kunagise koduküla nägemine on olnud seetõttu raskendatud, eriti välispoliitilist olukorda arvestades. Ilomantsilaisille ylipäänsä, täältähän on liikuttu paljon Venäjän puolella. Ja nyt kun raja on kiinni, niin se vaikuttaa tietysti ihmisten elämään. Itsekin kävin siellä paljon ja oli yhteistyökumppaneita Venäjän puolella ja meillä oli erilaista hanketoimintaa ja niin edespäin. Niin se kaikki on nyt loppu ja tietysti varmasti jotkut ihmiset kokevat hieman olonsa turvattomaksi nyt tässä nykytilanteessa. Aga oma sugulaste ja pereliikmete külastamine on eriline sündmus neil aladel, kuhu pääseb jätkuvalt ligi. Et meie hõimlaste rännak Ida-Soomes leidis aset jaanipäeva paiku, olid külateed ja külaplatsid rahvast täis. Juhannus, nagu soomlased jaanipäeva nimetavad, on aasta üks suurimaid sündmusi, kus nii soomlane kui ka karjalane pöördub meeleldi tagasi oma juurte juurde. Kohtab sugulasi, keda pole ammu näinud ning pidutseb nii, nagu peab. No hyvä juhannusta. Hyvää juhannusta sinulle, hei. Kas võib ka kallistada? On see Absoluutselt. kas see on OK või? Se on väga mehine. Meie siin Karjalas kallistamme ja me armastamme kallistada kõiki lähedasi. Aga see kõlab nagu kuidagi mitte üldse Skandinaavia päraselt ja Soome-ugri päraselt, et meil on nii lähedane suhe või te karjalased olete teistsugune tõug? No ega mina ei tea, kuidas nad elavad seal Lääne-Soomes. Ma pole seal eriti käinudki. Et mõnikord on nagu väga piinlik, et lugupidamine Turulinna elanike suhtes, aga ma ei tea, kuidas nad elavad seal. Aga kui nüüd seda pidu siin vaadata, siis mul on niisugune stereotüüpne ettekujutus, et lõkke pannakse põlema, jookstakse suhteliselt kännis peaga jõkke, kellelgi on võib-olla ninast tuleb verd, käes on pudelid ja sõrmed on taeva poole püsti. Siin ma näen intellektuaalset vestlust, inimesed patseerivad, tantsivad. Kus see mürgel kõik on või see ongi selline tüüpiline, on mul olnud lihtsalt vale arusaam? Mul on täpselt sama arusaam olnud. Ja kui mina olin noor, siis mul on hea meel, et mind on ka veest välja tõmmatud ja ma olen ka vahel tõmmanud kedagi veest välja ja pudelit on juba selleks kellaajaks ikka katki löödud ja politsei on viinud juba mõned inimesed kainerisse. Et see maailm tundub, et muutub. Aga mis jääb, on väga hea raudalanga muusika, see instrumentaalmuusika. Ja need, kes tahavad tantsida, need tantsivad. See on põhitegevus siin. Need, kes tahavad juttu ajada ja niisama vaadata ümberringi, võib-olla ka väikese otsiva pilguga, kas siin on mõni vaba ja vallaline. Siis eks see mäng siin juba tegelikult toimub kergelt. Et siin käib kõva kuramaaž. No ma juba vaikselt käib. Ma läksin üles sinna ülevalt, vaatasin, et ja, toimub küll. Mind ei vaadanud keegi. Ma olen mängust väljas. Sa oled mängust väljas, ma olen känd. Sa oled känd, jah. Mahtava peräsin ja puuvead purjed ja minulle hän merkin antaa voi. Miga ütle, mida karjalaste jaoks tähendab see jaaniõhtu, see juhannus? Kui tähtis päev see tegelikult on? No, ta on aasta kõige tähtsam pidu, kui linnadest inimesed tulevad siia, saavad siin kokku oma sugulaste juures. Et siin on väga palju näha ja kuulda seda, et kust keegi on tulnud siia, kui kaugelt. Ja ma ei tea, et eks ta on ikkagi see lapsepõlv suvi maal on nii tähtis kõikidele soomlastele, nii palju kui mina aru saan. Et siis see on kõige ilusam aeg tulla siia. Võib-olla on jõulud ka ja mõni muu pidu ka.
nii et see, et me täna siin oleme, siis meil on natuke võimalik avada seda karjalaste hinge ja piiluda siin. No ikka on, sellepärast siis tuleb lihtsalt suu lahti teha, otsida inimene, kellega tantsima minna. Vat, mina olen abielumees, mul on kõik, ma olen sellest kõigest mure, ma ei tea, vaba, kuidas sinul seis on staatus? Minu staatus on vaba ja vallaline. No nii, go. Ma vahetan, kohe kui te ära lähete, ma vahetan kummikud Itaalia ülikonna vastu. Jaa, olgu nii. Aga aitäh, et sa meid siia kutsusid ja tutvustasid meile oma kodupaika. Oi, rõõm, oli minu kodu. Möhkö küla jaanipeol ongi paslik joon alla tõmmata Karjala kiirkursusele. Nende 4 saate jooksul saime tuttavaks nii keeleliselt kui ka ajalooliselt meiega sarnaste hõimlaste kommetega, kultuuriga ning elu muutnud ajaloo keerdkäikudega ja muidugi Karjala maitsetega. Meie edasine teekond võtab nüüd suuna lääne poole. Liigume Kesk-Rootsi ja Kesk-Norra aladele, mis juba 100 aastaid on olnud kodukohaks metsasoomlastele. Muide, metsasoomlaste ning karjalaste ja savolaste vahele võib tõmmata tugeva paralleeli, sest just nimelt karjalased ja savolased olidki need, kes 16. ja 17. sajandil Rootsi ja Norra metsaaladele elama asusid. Tänapäeval on metsasoomlaste keel kahjuks kadunud. Viimaseid keelerääkijaid salvestati umbes 40-50 aastat tagasi. Küll tõstab aga pead metsasoomlaste identiteet. Läbi kohaliku toidu, rahvamuusika ning taidluse tunnevad metsasoomlased omavahelist ühtsust. Ja kui rääkida sellest, et maailm on väike ning soome-ugri rahvaid seovad omavahel esmapilgul nähtamatud sidemed, siis selle jutu jätkuks väike fakt. Metsasoomlastel ja setodel on rohkem ühist, kui esmapilgul tundub. Nimelt on Seto kuningriigi tähistamise idee saadud metsasoomlastelt, kes tähistavad Kesk-Norras oma vabariiki juba alates 1970. aastast. Järgmises saates saame kokku juba tuttava reisikamraadi Juha Tainioga, kes on meile metsasoomlaste rännakul teejuhiks. Tämä alue kutsutaan Finnskogsriket eli suomalaismetsien valtakunnaksi. Tämä on itäisin osa Ruotsia, missä suomalaismetsät alkaa. Seega, uued teemad juba nädala pärast. Seniks kõike paremat ja kohtumiseni!